Enne, kui läheme suurele Eurotripile, tutvustame peaosalisi. Need on 2 kroonilises reisipalavikus reisihullu. Tema on Enno. Tema on reisinud oma 36 aasta jooksul 36 erinevasse riiki. Ja see olen mina. Ma olen käinud 32 aasta jooksul umbes 32 erinevas riigis. Äkki perepilt? Ma ei tea, jah. Juba unistab sinna. Veetsime koos 1 aasta Kanadas ja arvake ära, kellele campervan'i elu meeldima hakkas. Meile! Selline elustiil annab lihtsalt võimaluse reisida kuhu iganes, kulutamata liialt majutusele ja väljas söömisele. Peale aastat Kanadas otsustasime lennata Lissaboni, kus me tegime palverännaku mööda rannikutööd Santiago de Compostelasse, mis oli lihtsalt nii vägev kogemus ja mida teeks iga kell uuesti. Headus ei ole maailmast ära kadunud ju. See elab siin Santiago radadel. Elab siin samas müüri taga. Ja, täpselt. No. Kui oled ära unustanud, mis headus on, siis tule jaluta see Santiago läbi lihtsalt. Saad tõestust sellele, et see veel eksisteerib, ei ole kuhugi kadunud. Et mõnus on olla kohal, aga samas mida me edasi teeme? Paar päeva hiljem täitsime oma unistuse ja ostsime Amsterdamist campervan'i. Sõitsime sellega Eesti, veetsime mõned nädalad kodus peredega, tegime autole hoolduse, pakkisime asjad ja alustasimegi Eurotripiga. Esimene peatus Leedu, täpsemalt Ristimägi. Tegemist on väikse künkaga, kuhu 100 aastate jooksul on palverendurid riste toonud. Ise küll ristiloendust ei korraldanud, aga Wikipedia järgi on neid seal üle 200 000. Ristimäe tekkimise kohta on palju müüte ja teooriaid. Ühe legendi kohaselt asetas esimese risti ühe haige tüdruku isa lootuses, et see aitab tüdrukul terveneda. Mõne päeva pärast hakkaski tüdrukul parem ja selle uudise levides hakkasid kohalikud elanikud ka tooma mäele enda riste. Kui tõsi see lugu on, teab vaid Jumal. Ristimäe külastus on tasuta ja uskumatul kombel meie külastuse ajal me kuulsime vaid eesti keelt. Eestlased ikka jõuavad igale poole. Kell on 8:30 õhtul, oleme läbinud umbes 460 kilomeetrit ja jõudsime oma kämpimiskohta Leedus mingi sellise ilusa veesilma lähedale. Ilmselt siia vette küll ujuma ei lähe, ei tundu nagu kõige puhtam, aga sellegi poolest näeb see koht üpriski viisakas välja. Et siin on lauad, toolid, kiiged, siin saab jalutada, mõnus siuke vaikne koht. Järgmisel hommikul võtsime suuna Kaunasesse. Parkisime tasuta IKEA parklasse 20 minuti jalutuskäigu kaugusele Kindlusest. Kaunas on suuruselt teine linn Leedus, mis oli ühtlasi Leedu ajutine pealinn aastatel 1919 kuni 1940. Kaunas on koduks ühele Leedu suurimale ja paremini säilinud kindlusele, Kaunase kindlusele, mis ehitati 19. sajandi alguses Vene keisarriigi poolt. Kaunas on väga rikas oma tänavakunsti poolest. Minu silma lõi särama Yard Gallery ehk tasuta kaasaegse kunstigalerii elumajade vahel. Elumajad on kuidagi poeetiliselt kaunistatud maitseka tänavakunstiga ja mõjub inspireerivalt. Sissepääs on tasuta, aga austusest elanike vastu peab olema vaikselt. Ilm oli augustikuus veel nii kuum, et järgmiseks ma pidin lihtsalt otsima koha, kus end jahutada ja kuhu ujuma minna. Kuhu me omadega jõudnud oleme? Kaunasest 300 kilsa edasi. Mis vahepeal tegime? Trippisime, kolasime linnas, jahutasime ennast. Kuskil uimarantas, jälle nägime eestlasi, sõitsime edasi jälle palav, käisime rekade duši all, mõnus. Võtsime lõpuks oma kämpimise kohta kuskil pargi lähistel, et siin peaks mingid matkajad mingeid radu vallutama, aga meie midagi vallutama ei hakka, hakkame lihtsalt süüa tegema, tõmbame otsad kokku ja näeme homme. Ja mis veel pull oli, Keili kui guugeldas seda kohta, siis kommentaaridus oli kirjas, et äkki võib-olla tulevad kitsed siia auto ümber piiluma suht palju ja meil on aken olemas. Aknad on muidugi kinni pandud, et loodame, et ikka näeme, kui need peaksid tulema. Aga kui hea ja värske alla peale seda duši. Kõikidest vaatamisväärsustest, mida me näinud juba oleme, see lihtsalt on mu lemmik. Mees köögis süüa tegemas. What's cooking, good looking, huh?
putru, nii , kahvi, nii . väike steevia magusus peale, väike õun peale ja kus need õunad on pärinevad , tead ka või ? mustlast üle. naabriaias käisime Raksus , muidugi luba oli ka , aga ikkagi . sponsorid taga igatepidi . aga olgu , ootame siis hommikusööki ja siis saame lõpuks jätkata . tänaks ära meie selle reisi sponsoreid . jaa , te kuulsite õigesti , aga tänaks Enno ema , kes varustas meid hoidistega , enda ema , kes tegi sama ja andis kaasa aiasaadusi . kõik need kapid on lihtsalt seda pungil lihtsalt need . siis tänaks Enno sõpra Erkit , kes varustas meid suitsujuustuga . kus me oleme ja mida me teeme ? no nii , mis siin toimub , me oleme OÜ Poola Fast Autocar Services ja miks me siin oleme ? no miks me oleme ? miks me oleme siin , sõitsime autoga siin 1 000 000 kilomeetrit juba ja siis kontrollisin Keili testeriga ka , et rasvaprotsent on liiga väike juba . mis tester mul on ? rasvaprotsent , insuliin , aga see mõõdab rasva ka . tohoh , nii siis Ülle ka tead . nii . siis tulime siia servisse , panime aparaadid laevad praegu 45 minti ja siis tuleb siukest artikakülma siit autost , et elame Haigeks siukest või? polaarkaru elu , noh . jääkaru õhk . aga kuidas tegelikult oli ? mis see siis tegelikult oli ? tegelikult naine ütles juba Eestis , et pane täida ära , aga nii on igav , nii ei ole trippi üldse , nüüd on vägev Poolas , otsid , tuled service , räägid , keegi midagi aru ei saa , palju raha läheb . lahedam . Enno ikka testib naist viimase piirini , viimase higitilgani lihtsalt . tegelikult on lihtsalt nii , et Enno naist ei kuulanud . ütlesin juba Eestis , et pane seda kondivedelikku , lase panna , aga ta mind ei kuulanud . ja nüüd sulame . süüa teeme õhtuti põhimõttel , et kokka korra ja sööme 2 korda . jube hea on praegu selle 45-se ootajaga lihtsalt söök taldrikule panna ja kõht täis süüa . mõnus . lõhnab nagu candy . aitäh Poolale tasuta dušide eest ja tasuta WC-de eest , et väga paljudes Euroopa riikides peame nüüd iga tilga eest maksma hakkama , nii et aga Poland , aitäh Poola . oleme jõudnud Krakowisse . täna sõitsime umbes 450 kilomeetrit ja ööbime siin 5 kilomeetrit vanalinnast . kuna kesklinnas , vanalinnas igal pool on tasuline parkimine ja kämpimise eest peab ilmselgelt igal pool maksma , siis leidsime jällegi Overlanderi äpi kaudu selle kohe siin järve ääres . jumala hea , jumala timm . isegi Enno küsis politseilt loa , kes siin ringi tiirutas , et luba on antud , probleeme ei ole . ja nüüd lähme kokkame , teeme midagi homseks valmis , et siis on homme täiega lihtsam linna avastada ja veel edasi minna . oleme jõudnud Krakowi vanalinna , ega pikka juttu ei ole , temperatuur on lihtsalt nii kuum , et sõnad ei tule suust välja . aga lähme jalutame lihtsalt paar tundi vanalinnas ja siis vaatame edasi , mis me teeme . Krakow on üks vanimaid ja suurimaid linnu Poolas ja minu jaoks ka üks ilusaim . ta on traditsiooniliselt olnud akadeemiline , kultuuriline ja kunstiline keskus . 1038 kuni 1569 oli Krakow ka Poola pealinn . kuna veetsime Krakowis vaid päeva , siis jalutasime koheselt vanalinna . paari euro eest käisime vanalinna tornis , et seda vaadet isegi kõrgemalt imetleda . tornis eriti muud vaatamist polnud , aga õnneks hind ei ajanud rahakotti lõhki . minu arust Krakow on ikka väga ilus linn . kui Krakowit võrrelda näiteks Varssaviga , kus me varem käinud oleme , siis Krakowi meeldib meile kindlasti rohkem . see on palju suurem , vanalinna osa on palju suurem ja nii palju on avastada ka . kõige parem osa selle juurest oli muidugi see chimney cake , mida me proovimas käisime . see oli lihtsalt nii hea . mingi valge šokolaadiga ümbritsetud , ümberringi oli see kaneelisuhkur , sees oli mingi värsked vaarikad , siis pehme jää
ametis, kuivatatud vaarikatükid, midagi oli veel, ma ei tea, aga see oli lihtsalt nii hea. Siis vanalinnas hakkas sadama, mõtlesime, et võtame suuna sihi, et outleti, kuna Poolas pidavat olema odav kaup, aga lähme shoppama. Oleme jõudnud Auschwitzi. Keili Hermann läheb homme aastast 1944 äkki võib-olla vaatama juudilaagreid, kui ta paha elu toimus. Miks sa ei lähe? Mina koristan bussi, sest ma olen juba ühe korra tenniga käinud seal, et tavaliselt öeldakse topelt ei kärise, aga seekord jätan vahele väike söök ja nukuma. Samal ajal kui Enno magab veel lambad laiali, mul algab Auschwitzi tuur, nii et jõuan kohe sinna kohtumiskohta. Ja siis näitan teile edasi. Enne muuseumisse sisenemist peame veel turvakontrolli läbi tegema. Ajaloo minutid Keiliga. Auschwitz-Birkenau koosneb 3 osast. Auschwitz 1, Auschwitz 2 Birkenau ja Auschwitz 3 Monowitz. Auschwitz 1, mille hooned olid osa endisest sõjaväebaasist, avati 1940. aastal Poola poliitvangide kinnipidamiskeskusena. Roll muutus kiiresti ja Auschwitzist 1 sai koonduslaager ja koht, kus korraldati massilisi hävitamisi. Auschwitz 2 Birkenau avati 1941. aastal, et pidada sammu suure hulga poliitvangide ja juutidega, keda Auschwitzi küüditati. Auschwitz-Birkenaus sai natside ja juutide probleemi lõpliku lahenduse peamine koht. Hinnanguliselt saadeti Auschwitzi 1,3 miljonit inimest ja neist 1,1 miljonit suri. Enamik Auschwitzi küüditatud inimesi saadeti kohe gaasikambritesse. Need, kes gaasikambrites ei surnud, surid muudel põhjustel, sealhulgas nälja, nakkuste ja muude katsete tõttu ja muidugi ka sunnitöö. Jaanuaris 1945 vabastati Auschwitz-Birkenau koos Nõukogude vägede saabumisega. See Auschwitz-Birkenau muuseum asub Lõuna-Poolas Krakowi lähedal ja meelitab aastas üle 2 miljoni külastaja. Külastus siia on kindlasti äärmiselt sünge, emotsionaalne ja mõtlema panev. Kõige parem viis Auschwitz-Birkenau koonduslaagreid külastada on koos professionaalse giidiga, kes räägib teile selle ajaloost. Ekskursioon kestab kuskil 3,5 tundi ja selle aja sees õpitab väga palju holokausti ohvrite kohta. Ma siiralt arvan, et iga inimene peaks vähemalt korra elus seal ära käima, sest see kogemus on kindlasti seda väärt ja avardab silmaringi väga palju. Peale seda trippi esimene asi, kui ma Enno juurde bussi jõudsin, ütlesin, oli see, et lähme ujuma, sest lihtsalt nii palav on jälle. Mõeldud tehtud, tund aega hiljem oleme jõudnud järve äärde ja aega nüüd lõunaga teha. Mis meil siin on? Tatar, hakkliha, lechoga, värske tomatikurgisalat ja imeline päev jällegi. Ja kohe lähme jahutame endid maha ja siis jätkame teekonda Zakopeini poole. Jookseid pole? Tuju läks ära kohe. Peale ujumuskäiku aga muutus ilm süngeks, hakkas sadama ja äikest lööma. Sellegi poolest seiklus jätkub. Leidsime sellise koha siin jõe ääres, kus selle kämpimise eest maksma ei pea. Kuigi me saime telefonisse sõnumi, et täna on mingi tormihoiatus, et peaks hullu padukat tulema ja vesi võib tõusta, aga me saame alati siit ära minna, nii et ma ei leia sellest probleemi. Et valmistasime just riisi, hakkliha, mingi lechokastmega, peale panime seda Erki suitsujuustu, kõrvale klassikaline tomatkurk ja imeline. Ärkasime varakult, et sõita Zakopanesse, Poola kuulsaimasse mägikuurorti ja tallispordikeskusesse. Zakopane asub Tatra mägede jalamil ja on tõsiselt muinasjutuline. Siin on väga palju matkaradu ja igaüks leiab kindlasti endale sobiva. Meie aga valutame varsti Poola kõrgema tipu ära. Jõudsime Zakopeini ja esimese asjana proovime selle grillitud suitsu kitsajuustu ära koos selle jõhvika moosiga. Nimes Läti. Kuidas maitses? Päris moos.
mitte ainult Moos, aga kuidas see juust oli just. See oli ju põhivend siin. No mitte nii hea kui Erika. Jaa, aga see oli soe mõnus. Aga väga hea oli. Aga Erki oma on ilmselgelt parem. Siin kaardil on väga hea näha, kuhu me homme läheme. Poola kõrgeimasse tippu. Ja siin all oli see siin 2503 elevationit. Nii halb vaade ju. Mõttetu nüüd üldse. Nii kole. Tere hommikust! Ega pikka juttu ei olegi. Kell on mingi 4:13 hommikul ja me läheme vallutama Poola kõige kõrgema tippu ära. Elevation on umbes 2500 ja nii me teemegi. Loodetavasti veel äkki jõuame sinna Morski Oko järve äärde enne kui päike tõusma hakkab. Mäed kutsuvad. Let's go! Hommik oli kottpime ja proovisime püsida matkaliste tempos, kellel olid pealambid, sest meil ei olnud hullud haikerid ikka. Aga 8 kilti ja tund 45 hiljem olime Morski Oko ääres väikse tõusu imetlemas ja ühtlasi tegime esimese pausi, et energiavarusid täiendada. Hommik on aga parim aeg seda järve suurte turismimassideta külastada ja vaata lihtsalt võimsad. Mingi 2 tundi 50 minutit oleme jalutanud, 10 kilomeetrit 31 on tehtud ja ma ei teagi, palju veel enam. Äkki mingi 2-3 kilomeetrit. Mäetipp iseenesest paistab, aga tundub küll siiani väga utoopiline unistus eesmärk. Aga jah, kasutame natuke keha ja mõõdame veresuhkrut ja siis jätkame. Minu jaoks on see tõsine katsumus, enne jaoks on lihtsalt soojendus. Aga meil on läbitud peaaegu 13 kilomeetrit, 4 tundi, 45 minutit umbes. Oleks muidugi saanud kiiremini, aga ohutus enne kõike. Ja nüüd algab see kõige vahvam osa. Nüüd peame ennast köitega üles tõmbama või nende chainidega. Keitidega, just. Et selle jaoks on kindad ja tuleb tegutsema hakata enne kui pilviseks läheb, nii et näeme juba tipus. Naine on nii tugev, et vaatad ketid puruks siis tõmbane. Jaksad küll. Ja siit ta kimab üles. Kimab. Ops. Ja jõudsimegi mäetippu. 2500 elevationit, 6 tundi hiljem, 14 kilomeetrit hiljem ja siin me oleme. Minu jaoks isiklikult see oli väga raske, et hästi palju oli seda tõusu, hästi palju oli päriselt ronimist ja köitest tõmbamist, nii et ma arvan, et biitseps on päris punnis juba. Aga nagu meie õnnega on, et kui me mäetipu ära vallutame, tavaliselt on ümberringi nii pilves, mis sest, et kell on surnud. Aga vara on. Alustasime oma jalutuskäiku juba kell 4:15 ja 6 tundi hiljem mingi enne 11 olime kohal, nii et varajase ärkaja päralt on lihtsalt terve päev. Aga ootame, kui selgemaks muutub ja tahaks neid vaateid nagu päriselt näha ja hiljem jagada ka. Abrakadabra, simsalabim ja nii need pilved aihtusid imeväel. Ja saime lõpuks oma saavutust nautida. Premeerisime ennast Erki suitsu juustu ja viinamarjadega. Elu, parim elu lihtsalt. Atja. See küll teie. Hooga juurde. Ülest. Sa ei taha, et ma hooga alla lähen? Ei. Jõudsime lõpuks koju.
aga ma olen nii väsinud, ma olen nagu väike vana inimene, ma tahan kohe maha istuda, ma tahaks jalanõud ära võtta, ma tahaks jalad seinale panna, üleüldse ma tahaks jalamassaaži. Aga mu jalad on nii villis, valusad, põlved ei tahtnud väga kronksugi minna, oli kõrvalist abi vaja põhimõtteliselt. Aga need jalanõud on oma elu ära elanud. Juba 8. kilomeetri peal täna olid kannad ribadeks, varvaste all olid villid, et uskumatu, et ma üldse selle 31 kilomeetrit vastu pidasin. Niimoodi kettidest üles, kettidest alla, ei tea. See oli ikka selline täispikk tööpäev lisatundidega, sest lisatundi tuli ikka päris korralikult. Jõudsime siia, teeme söögi, joome veel vett ja siis otsime omale mingi kämpa koha, sest nii väga tahaks duši lihtsalt. Ma olen niuke klepekas, et ja et enne üldse poole tagumikuga bussi lubas. Aga olgu, järgmise korra.